Nii, nüüd on rõõmus osa läbi, tuleb jälle raske osa, hakkame kuulama järgmist ettekannet. See on meile kõigile väga oluline, see on siis teaduse populariseerimise uuringu tutvustus ja siin on mul pannud 2 inimest siia, Merit Tatar ja Kats Kivistik, kas te tulete korraga rääkima või räägite ükshaaval? Selle nupuga. Selge. Tere kõigile ka meie poolt. Mina olen Merit Tatar, Balti Uuringute Instituudi uuringujuht ja ühtlasi ka selle uuringu projektijuht, mille esmaseid vahetulemusi me kohe väga põgusalt näitame, sest tegemist on tõepoolest sellise esmase diiseriga sellesse, mida siis circa 2 kuu pärast on võimalik põhjalikumalt teada. Et nimelt me oleme koostöös siis Eesti Teadusagentuuriga ja Heiväliga ellu viimas teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste uuringut, mille eesmärk on anda ülevaate sellest, et millega või kuidas LTT valdkonda Eesti üldhariduskoolides populariseeritakse, mida teevad väljaspool kooli ja kuidas toetavad siis LTT valdkonna arengut teaduse populariseerijad väljaspool kooli, mida erinevad osapooled üldse valdkonnast arvavad, mis on nende hinnangud, soovid, vajadused, mured, et kõige selle pinnalt, mis meil õnnestub siis uuringuga teada saada, teha ka ettepanekud ja soovitused, et kuidas LTT valdkonda edaspidi paremini arendada või siis selle arengut toetada. Metoodikasse detailselt ei ole võimalik hetkel siin minna, aga lihtsalt oluline on siin, et tegemist on mitmekesise uuringuga meetodite mõttes, kus olulisel kohal on triangulatsiooni põhimõte ja kesksel kohal siin uuringus on olnud ka üleriigiline veebipõhine ankeetküsitlus üldhariduskoolide ja teaduse populariseerijate seas. Ja siinkohal tänan ka kõiki, kes sellele küsitlusele, mis siin septembris-oktoobris ringi liikus, oma panuse andsid ja vastasid või siis meie intervjuudes ja fookusgruppides senini osalenud on. Et just nendest tulemustest me sellise väga esmase ülevaate täna anname, kuid kuna andmekogumine lõppes alles siin mõned nädalad tagasi ja andmete analüüs kestab veel vähemalt selle aasta lõpuni, et siis uuringu lõpparuanne sellel täiel kujul on kättesaadav veebruariks 2019. Ja ma kohe annan sõna ka oma kolleegile Kats Kivistikule, kes on selle uuringu üks põhianalüütikuid, aga enne veel, et kuna siin oli ka auhindade jagamine, et ma mainin lihtsalt ära, et kõik, kes vastasid meie uuringu küsitlusele ja jätsid oma kontaktandmed, osalesid ka siin suuremate ja väiksemate auhindade loosis, mis on välja pandud koostöös Eesti Teadusagentuuriga ja ka meie enda meeskonna ja Heiväli poolt oli välja loositud selline väga põnev teadust populariseeriv mäng solutionland.com on selle mängu koduleht, et vaadake siis seda ka kindlasti, et lahendusloov siis ja ütleme isiksust arendav mäng. Aga jah, et nüüd sõna Katsile tulemustega ja enne, kui te lähete ära siit konverentsil, siis minge läbi ka registreerimislaualt ja võtke kaasa selline tore teemakohane raamat ka endaga. Tere ka minu poolt ja kui ma siin natuke paberitega vaevanen, siis seepärast, et ma eile lõpetasin väga hilja töö ja printisin kogemata endale väga väikesed paberid. Nii et võib-olla ma unustan üht-teist ära, aga siis saabki ettekanne lühem, nii et võib-olla on see isegi hea. Ja tegelikult ma näitan teile sellist väikest valikut siis slaide, peamiselt siis jooniseid, aga tegelikult pärast konverentsi on võimalik rohkem slaide ja koos tekstiga ka näha ja tõenäoliselt siis saab sealt üht-teist lugeda, mis ma praegu kas ära unustan või
olen otsustanud, et ma ei jõua sellest rääkida nagunii. Kõigepealt esimene slaid siis näitab seda, et mida tehakse teaduse populariseerimisel ja just teavitamise ja koostöö valdkonnas. Kõige rohkem, mida siin ei ole siis pandud, tegeldakse muidu koolides olümpiaadidel ja mälumängudes osalemise ja nendeks õpilaste ettevalmistamisega ja huviringidega. Ja populariseerijad tegelevad laboritööde, uuringutega, teaduskoolide, õpitubade ja ka huviringidega. Et siin on siis peal oranžis populariseerijate vastused ja sinisega koolide esindajate vastused. Ja mida siis võib näha, on see, et sellised tegevused nagu karjäärivõimaluste tutvustamine ja valdkonna eeskujudega kokkuviimine, ütleme nii, et neid võiks võib-olla rohkem teha, et kuigi ebaregulaarselt tutvustatakse karjäärivõimalusi päris palju, siis ainult 36% koolide esindajatest ja populariseerijatest ütleb, et ta teeb seda regulaarselt. Kuna hinnati või õpilaste karjääri teadlikkust, siis ei hinnatud väga kõrgelt LTT valdkonnast, et siis need oleks kindlasti 2 võimalust, kuidas seda parandada. Sellel kaardil on siis maakondade järgi kõige harvem teostatavad tegevused ja tegelikult kõige vähem tehti siis koolides või juhendati õpilasfirmasid ja tutvustati enda valdkonda meedias, aga need jätsime siit välja. Siin on siis näha, et kõige vähem pärast neid 2 kõige vähem tehtud tegevus on siis teaduslaagrid ja välipraktika, teadusteater ja mis see kollases on? Enesetäiendamisvõimalustele siis viitamine internetis. Populariseerijatel kõige vähem samamoodi öeldi, et tegeletakse siis õpilasfirmade juhendamisega, teadusteatriga, aga ka siis olümpiaadide ja mälumängude korraldamisega. Võib-olla üks asi, mis siin välja võib tuua, on see, et just väiksemates kohtades on need huviringide puudumine olulisemal kohal kui suuremates asulates. Ja ka teadusteatrit jõuab siis väiksematesse kohtadesse, võib-olla ütleme sellistesse ääremaakondadesse vähem. Sellel kaardil on siis märgitud see, kellele võiks tegevusi rohkem olla, millised sihtrühmad. Ja siin võib näha, et kõige rohkem siis on leitud, koolide esindajad on leidnud, et võiks olla siis tegevusi vähem motiveeritud õpilastele ja hariduslike erivajadustega õpilastele, mis koos sellega, et tegelikult väga paljud koolides 72% vastajatest arvas, et sihtrühmaks on andekad õpilased, et selle kõrval võiks siis rohkem suunata sellisele tavalisele õpilasele, et mitte ainult orienteeruda andekate õpilaste kaasamisele. On näha, et sellest tuntakse puudust. Teiseks võib välja tuua väga loomuliku tulemuse, et Ida-Virumaal tuntakse puudust muukeelsetele õpilastele tegevustest ja mitmest kohast tuli ikkagi nende spetsiifilised teemad välja, et just erinevate materjalide ja loengute näiteks ja muu sellise materjali loomine, mis võiks motiveerida siis õpilasi ja aidata õpetajatel selle valdkonna populariseerimisega tegeleda, et nendest on puudus. Ja
Kolmandaks võib siin välja tuua siis lapsevanemad, et tegelikult päris paljud siis arvavad, et neile võiks rohkem tegevusi suunata ja eriti veel väiksemates asulates toodi välja see, et lapsevanemad ei ole LTT valdkonnast väga teadlikud ja kohati isegi vähem teadlikud kui nende lapsed, mistõttu võiks neid rohkem kaasata sinna tegevusse. Sellel kaardil on siis näidatud, mis valdkonnas võiks tegevusi rohkem olla. Et üldiselt kõige rohkem kaetud valdkonnad koolide järgi olid üllatus, robootika, mis oli siis selgelt teiste sees, aga sellele järgnesid siis bioloogia ja matemaatika ja populariseerijatel olid need valdkonnad siis bioloogia, keskkonnakaitse ja tehnoloogia ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, et mis valdkonnas nad siis ise teevad oma populariseerimistegevusi. Mis sellelt kaardilt välja lugeda, võib-olla üks asi, mis eristus võib-olla siin isegi nii selgelt mitte, aga küsitluse tulemusel, et Tartu linn oli teistest oluliselt paremini kaetud, tulenevalt sellest, et tegemist on ülikoolilinnaga, siin on ka teised sellised võimalused, on ahhaa-keskus ja nii edasi, et paljud valdkonnad, millest teised tunnevad puudust, on siin tegelikult suhteliselt siis hästi kaetud, et ei tuntud nii tugevalt või nii palju puudust. Ja siis järgmiseks siis selline slaid, mis näitab, mis eesmärkidel üldse populariseerimise tegevusi tehakse. Ja siin on näha väga selgelt, et peamine või üks esimesi eesmärke on siis huvi tekitamine valdkonna vastu. Ja samas on näha, et huvi hoidmine valdkonna vastu on sellega võrreldes väga madal või vähe valitud või mitte väga oluline eesmärk ja eriti siis koolide esindajate järgi. Ja kuna juba 2013 aasta uuringus toodi see välja ühe probleemkohana, et huvi tekitatakse, aga selle hoidmisega tegeletakse vähem ja 2013 kuni 2017 Teadusagentuuri poolt toetatud projektide aruanded näitavad ka, et just huvi tekitamine ja oluliselt vähem huvi hoidmine on projektide eesmärgiks, et siis võib-olla see on üks koht, millele mõelda, et oleks sellist rohkem siis huvi hoidmist ja nii-öelda pikemaajalisi tegevusi. Ja võib-olla sarnaselt siis nende sihtrühmadele paistab ka siit välja, et andekate õpilaste toetamine koolide jaoks siis hästi oluline võrreldes populariseerijatele, et võiks võib-olla selle peale mõelda. Ülevaade valdkonna probleemidest, et kõige olulisemad probleemid on siis seotud ressurssidega, üldjuhul siis töövahenditeks, eriti on see probleem jälle väiksemates kohtades. Väiksemates kohtades on ka ressursid töötasudeks probleemiks ja võib öelda, et siis suuremates linnades on pigem juhendajate, õpetajate ülekoormatus see, mis häirib. Teiseks küsiti siis, eelmine oli siis selle kohta, et mis on koolis pakutavate populariseerimistegevuste takistuseks ja siin küsiti, et mis on koolist väljaspool pakutavate tegevuste puhul takistuseks. Ja on näha, et kõige olulisem takistus on õpilaste hõivatus ja ühesõnaga võib-olla üks põhjus, miks seda ka väikestes kohtades võib näha, on nii-öelda oluline probleem on just see, et see nõuab siis kuhugi sõitmist ja terve koolipäeva ärajätmist. Aga väga selgelt on siis just väiksemates kohtades ja nii-öelda ääremaadel
toodud probleemiks siis enam kooli kaugus sellest populariseerimise kohast ja kooli omaosaluse suurus. Ja populariseerijate, et siin on jällegi koolide vastused, aga populariseerijate jaoks oli ka siis omaosaluse suurus ja sealjuures transpordikulud kõige suuremaks takistuseks, mis nad arvavad siis olevat nende tegevuste juures. Natuke siis ka koostöö kohta, et on näha siin, et üldiselt on pilt hea ja päris palju tehakse koostööd, eriti teevad palju koostööd populariseerijad, aga millele võib tähelepanu pöörata, et omavalitsuste ja koolide vahel ei ole väga palju koostööd, eriti kui mõelda väiksemate koolide peale, et võib-olla maakonna lõikes võiks seal rohkem koostööd teha. Ja ettevõtetega tehakse seda koostööd ja päris paljud, kes teevad, siis ütlevad, et see koostöö on hea, aga kahjuks on see pigem ühekordne. Ja võib-olla ka veel öelda, et see on loomulik, et paljud ei ole leidnud sobivat partnerit, aga üks asi, mis veel paistab silma, on see, et just väiksemates koolides ei ole paljud koolide esindajad isegi mõelnud selle peale, mis tähendab, et võib-olla sellist teadlikkust jällegi selles valdkonnas võiks natukene tõsta. Ja viimaseks ma siis näitan teile võib-olla selle konverentsi teemaga kõige rohkem haakuvat slaidi, kus on siis näha, milliseid kanaleid on kasutanud populariseerijad ja on näha, et sotsiaalmeedia on tegelikult päris hästi esindatud ja koolide kodulehed näiteks jälle on küllalt vähe kasutatud selle jaoks. Aga et see ei olnud siis kuidagi ammendav nimekiri, et siin on veel teemad, mida me kajastame aruandes pikemalt ja need, mis ma siis praegu siin juba natukene üle hüppasin, need teemad, et ka nendest kõigist räägime pikemalt, kirjutame pikemalt siis 2019 veebruaris ilmus aruandes. Nii et aitäh teile kuulamast ja edukat populariseerimist. Ma ei laseks teid veel kohe ära, et järsku te vastate mõnele küsimusele ka, et kas laudadest, ma näengi ühte kätt. Nüüd töötab, jah. Ma natukene võib-olla hüppan teemast kaugele, aga minu meelest populariseerimine ei tohiks vaadata ainult kitsalt populariseerimine koolides. Ja ma tean ja ma olen ise ka esinenud paljudes ja paljud inimesed, ma arvan ka siin, on esinenud palju Väärikat ülikoolis, mis on üle Eesti niisugune küllaltki suur hulk inimesi, kes kuulavad väga erinevaid loenguid, nende seas ka väga palju just loodusteaduse alal ka. Ma olen ise esinenud näiteks astronoomiast, ma olen ise rääkinud astrofüüsikast ja veel peale kauba kosmosest, ütleme juurde. Sest vaadake, vanaisad ja vanaemad, nemad võivad ka väga mõjutada oma lapselapsi. Et vaata, me kuulasime seda, et kuidas sina sellest arvad. Ma arvan, oleks vaja natukene laiemalt võtta seda populariseerimist. Väga hea on see, et koolis on, aga me peame ära kasutama kõiki võimalusi. Kuidas te arvate, kas ei ole vaja natukene niimoodi tõmmata laiali see vanaduslik ka tsens? Sest need on tõesti hästi tööle hakanud, need Väärikat ülikool. Kohe Mihkel vastab nüüd. Jaa, mul on alati vastus võtta. See uuring on tohutu meie uuring ja ma ei arva, et seda nüüd, mida mina ütlen, peaks panema mõõdikutesse, aga ma tahaks väga toonitada, et kui inimesed juhendavad magistritöid või doktoritöid, siis nad tegelikult tegelevad ka teaduse populariseerimisega selle läbi. See on uue põlvkonna tootmine. On mõned kommentaarid esinejad?
Jaa, et kõik need mõtted, mis siin praegu, mõlemad mõtted, mis kõlasid, on hästi õiged ja et siin me näitasime ainult ühte osa sellest uuringust, et tegelikult meil on toimunud väga palju intervjuusid ja arutelusid sellel teemal ja kõik sellised laiemad aspektid ja mõtted, neid on juba hästi palju kogunenud ja me hekseldame neid praegu läbi ja aruanne kindlasti kajastab kõiki neid ettepanekuid, mõtteid, soove, vajadusi, et lihtsalt konkreetselt selle uuringu fookus oli üldhariduskoolide populariseerijad, siit näiteks said välja ka õpilased ise, ütleme, kes on ju ka selle nii-öelda ringi väga olulised osapooled, et sellest tuli see fookus, aga kindlasti need tulemused arvestavad sellist laiemat arvamuste konteksti ja me vaatame siis laiemalt neid teemasid. Et lugege, et lõpparuanne, milleni natuke läheb veel aega, kajastab teemat terviklikumalt. Kas laudadest, ma näen veel ühte kätt. Mulle torkas ühel slaidil silma see, et LTT populariseerimise see tähtsustamisel oli peaaegu kõige madalama hinnangu koolides saanud siis koolide maine kujundamine. Kas see tähendab seda, et tegelikult see, milliseid eesmärke seatakse koolile ja kuidas koolide administratsioon neid eesmärke tunnetab ja need eesmärgid, mida seavad praegu populariseerijad, ütleme see seltskond, kes siia on kogunenud, et kas kusagil on siis lahknemine, et LTT populariseerimine kooli maine kujundamises on üliväikese tähtsusega? Ma vastaks niimoodi, et kuna seal paluti valida kuni 5 kõige olulisemat takistust, siis ma arvan, et ma tõlgendaks nii, et see oli pigem positiivne, et kooli maine ei olnud ühe kõige levinuma seas, et need teised olid lihtsalt veel olulisemad. Et kui võib-olla oleks palunud valida kõik, mis on oluline võimalik, et siis oleks see tulemus teistsugune olnud. Ja tegelikult ma tahtsin seda öelda, et kui keegi tunneb, et neil on midagi selle teema kohta öelda või tahavad meile seda öelda enne veel, kui see uuring valmis saab, et siis te võite tulla ja haarata meid nööbist ja ütelda või siis kirjutada. Ja võib-olla selle ülikoolides populariseerimise kohta veel seda, et ma paralleelselt just lõpetan Tartu Ülikooli keelehoiakute uuringut, kust ka väga huvitavana tuleb paralleelselt välja teaduse populariseerimise olulisus kui eesti keele säilitamine. Et kuigi siin see eesti keele terminoloogia arendamine, ütleme sellise teaduse populariseerimise eesmärgina ei olnud üldse oluline, välja arvatud pigem siis eesti-vene koolides või vene koolides ja Ida-Virumaal, mis on võib-olla ka mõistetav jällegi, siis tegelikult see teaduse populariseerimine ja eesti keeles teaduse tegemine on nagu nii-öelda kahte sellist valdkonda väga, väga ühendav tegevus. Vabandust, mul on väga lühike küsimus. Väga tore asi, millega te tegelete ja kõik, aga öelge mulle palun, te ütlesite niisugused asja, rääkisite, et tähendab, te olete arutanud ja küsinud ja koolidega vestelnud ja nii edasi. Kas te tegelete ainult Tartus, Tallinnas ja Pärnus? Konkreetne küsimus. Ei, esiteks küsitlusele vastas kõikidest maakondadest koolide esindajad, et kuigi paraku Läänemaalt ainult 1 ja Hiiumaalt 4, aga kõikidest teistest maakonnast 15 või rohkem inimest. Ja kui me oleme rääkinud, siis on ka olnud intervjuusid väiksemate, suuremate igasuguste koolidega ja natuke me veel mõned intervjuud on planeeritud, et just nende koolidega, kus võib-olla sellega veel vähem tegeletakse, et natukene sügavamalt uurida neid põhjuseid, miks siis seda üldse ei tehta. Nii, kas ma näen veel mõnda küsimust tulemas? Kui hetkel ei ole, ma ise küsiks kiiresti küsimuse, et minul on endal nagu nii-öelda praktiseeriva populariseerijana selline kogemus, mis võib olla muidugi minu valdkonna spetsiifiline, et mul nagu on tunne, et lastel kuskil algklassides on nagu sellistel teadushuvistel lastel, nagu nad leiavad tegevust. Neile huvid on ka sellised laiemad, ütleme, nad käivad robootikaringis või loodusringis,
ja siis, kui nad jõuavad kuskil gümnaasiumi ikka, siis on ka neil üsna olemas teaduskool ja olümpiaadid juba ja nii edasi, aga mul on endal selline tunne, et seal vahepeal on nagu selline suur tühemik. Sest meie, näiteks ma võin öelda kohe, et meie laboris käib 2 koolipoissi just selles vahemikus, nad ei leidnud endale tegevust, selles mõttes, et robootika oli nende jaoks läks juba natuke nagu igavaks, nad olid rohkem sellise teadusliku huviga, samas nad veel olümpiaadidel ja sellises kohas käia ei saanud, ja kui ma ise üritasin niimoodi Tallinna linnas ringi vaadata, et mis sellised ringid neile võiks olla, ma ausalt ei leidnud sellist just sellisele tehnika ja täppisteaduse huvilisele väga head tegevust, et kas teie uuringust nagu jäi, ma saan aru, et see uuring otseselt nagu selle teemaga ei tegelenud, aga võib-olla oskate sellele vastata? Ütleme niimoodi, et küsitlustulemused väga hästi sellele ei vasta, kuigi tegelikult selle teisele astmele peaks olema küllalt palju tegevusi. Aga muidugi sellega veel, et mis tegevusi täpselt natuke me saame uurida, aga me päris ideaalis ei saa neid kokku panna, et valdkonda ja sihtrühma. Aga samas, kui küsiti, et kellele võiks teha, siis tegelikult nad ikkagi on nii esimene kui teine õppeaasta on võib-olla või kolmas tegelikult on nagu kõik välja toodud, et neile kindlasti võiks tegevusi rohkem olla. See tuli aga, et mõningatest intervjuudest tuli ka seesama problemaatika tegelikult välja. Mis te just välja tõid. See võib-olla natuke selline Tallinna spetsiifiline probleem, ma ei tea, igas ma kujutan ette, et Tartus on ülikooli linn, et võib-olla siin on lihtsalt need õpilased leiavad endale nii-öelda kuskil ülikoolis mõne labori või koha, kus käia, aga Tallinn on kuidagi selline suurem ja hajali rohkem, et seal lastel on kuidagi keerulisem võib-olla leida üles seda. See minu mulje lihtsalt. Nii, ma näen veel ühte kätt seal. Kas te võite praegu niimoodi öelda, kes need tegelikult koolides vastasid? Kes need olid? Koolides vastasid alates direktoritest kuni õpetajate ringijuhtideni, arendusjuhid, kindlasti unustame huvijuhid. Ühesõnaga päris suur ring oli neid erinevaid inimesi. Mitte õpilased? Ei, õpilastelt ei küsitud paraku, jah. Et võib-olla seda täpsustaks, et see, mida me püüdsime saavutada, oli see, et võimalikult suurest hulgast koolidest vastaks keegi juhtkonnast ja keegi siis tegev populariseerija. Ja see hulk koole oli tegelikult üsna korralik, mis siis lõpuks seda kriteeriumit täitis. Ja gümnaasiumist siis ülejäänud ja esimese klassid ja nii edasi. Kellega te sealt rääkisite minu kooliga, näiteks räägitud pole, kus käib terve Viljandi linna ja Viljandi maakonna. Saame 14 õpilast. Jah, et eks see paraku ole kõikides uuringutes, et igale poole ei jõua ja tekib teatud valim nendes, kellega jõuab rääkida, aga ma arvan, et nagu Kats ka ütles, et me tõesti väga ootame, kui te soovite veel oma sisendit anda, siis tegelikult veel on aega selle aasta lõpuni kindlasti. Me teeme ka täiendavaid intervjuusi nüüd, kui meil on küsitluse tulemused käes, nii et me tegelikult väga ootame seda initsiatiivi ka teie poolt, et kes soovib veel rääkida, arvamust avaldada, oma kogemusi jagada, et me võiksime kindlasti selle intervjuu teha. Nii, ma näen, et rohkem küsimusi ei ole, et teeme suure aplausi, ütleme aitäh!